No tere siis, siin jälle uus episood minu podcastist, minu avalikud salamõtted. Seda ma üldiselt teen iga nädal. Praegu on tulnud jälle pikem vahe sisse, praegu on juba vist 12. päev, minu ma ei ole ühte teinud. Aga ma loodan, et kellelgi ei ole sellega mingisugust probleemi, mitte väga vähe on vist neid inimesi üldse, kellel üldse minu episoodidega mingisugust probleemi on, ees kui nad seal leiaksid midagi sellist, mis neile tegelikult ei meeldi mõnedele inimestele. Siis ma arvan, et see on väike asi, sest jah, nii edasi. Okei. Vaatame. Ühesõnaga siis podcast Minu avalikud salamõtted ja Illar Luht. Illar Luhti, kui sa ei ole Illar Luhti kanalit veel tellinud, siis telli see kanal ja märgi minu episoodid meeldivaks, kui sa oled nüüd vaadanud ja kui sa oled neid jälginud ja jaga neid sõpradega, et need episoodid jõuaksid suurema hulga inimesteni, kes võib-olla seni ei ole teadlikudki, et selline podcast on olemas. Ja siis nad saavad tutvuda sellega, mida ma olen rääkinud, mida ma olen praegusel ajal rääkinud ja mida ma olen varemalt rääkinud ja see kõik osutab sellele siis, et inimene saab mingi pluss teadmised või siis laiendab oma horisondi, kuidas ma peaksin seda nüüd ütlema, vaatenurka või võib-olla see ei ole päris hästi öeldud, aga ega ma siin ilukõnele ette ei pea ja kui sa ilukõnet otsid, siis paraku oled sunnitud kindlasti teisi kanaleid otsima, aga nüüd siis läheme asja juurde, et kui sa siis oled neid episoodid ja vaadanud ja minu podcasti jälginud ja kui sa oled ikka juhtumisi sattunud nende vaatajaks, siis telli see kanal, kui sa seda senimaani tellinud ei ole, märgi need episoodid meeldivaks ja kirjuta omapoolseid kommentaare, sest nendest sõltub üsna palju, mitte sellepärast, et siis ma saaksin uhkust tunda selle üle, et mul on nii ja nii palju laike tekkinud või nii palju meeldimisi, või kuidas siis taas, aga ühesõnaga, nii kui ma hakkan oma episoodid tegema, nii hakkab autosid voorib neid üksteise järel ja see on tegelikult kus ma viibin, on siis Lõuna-Ungari, nagu ma olen vist juba mitu korda öelnud varemgi, et kas nüüd just selles episoodis, aga kindlasti ma olen sellest palju rääkinud, kus kandis ma olen enam-vähem ja täpselt koordinaate ma vist ei hakka andma igaks juhuks, et mõned isikud, kes väga tahaksid teada, kus ma olen, aga ei tea seda aga soovivad mind üles leida, mitte selleks, et rõõmuda minuga kohtumisele, vaid mingitel muudel põhjustel, et siis nad ei leiaks mind üles. No ühesõnaga siis, et nüüd me läheme siis oma juttude juurde, igapäevaste juttude juurde võib-olla võib nii öelda. Igapäevaste just, sest mis on kellelegi igapäev, argipäev. Minul on argipäev üks pikk joru, nii nädalapäevad, kõik nädalapäevad kuuluvad siis argipäevad hulka minu jaoks tegelikult praktiliselt millegipärast.
Ja võib-olla on sinuga teistmoodi, sinul on niimoodi, et sa pead ühtesid päevasid paremaks kui teisi, aga ja siis on sul pidupäevad ja siis on tööpäevad ja siis on jälle puhkepäevad ja nii edasi, aga minul nagu seda jaotust nii eriti nagu vähemalt märgata ei ole, et kõik läheb nagu ühes jorus ja, ja, ja täna ka on niisugune hetk, kus pärast muru niitmist, kus ma siis nüüd siin viskasin siin väljas siin maja eesosvale kusitile pikali ja püüan natukene löögastada sel teel, et siis teen oma episoodi valmis, sest tõepoolest vahepeal ma olen olnud sunnitud tööd tegema, mõtleks vaid, inimene on sunnitud tööd tegema, kus on kuri saatus inimesel, aga paraku see niimoodi on ja noh, mõnes mõttes see on hea, aga ja minule ka see on ilmselt hea, et ma saan tööd teha, võib-olla sulle ei meeldi see, võib-olla sa kirjud seda iga oma tööpäeva ja see ongi paraku kummaline, et inimesed ei tunne, suur osa inimesi, Eesti inimesi, mitte ainult ei maksagi eestlasi sellest suurest karjast eristada, et jah, et suurem osa inimesi paraku ei tunne rõõmu oma igapäevase töö pärast. Nii kurb kui see ei ole ja sellest on väga kahju ja ma arvan, et tegelikult kui tahaksime täpselt olla, siis on selles üks valitsuse ja mitte ainult ühe viimase valitsuse, vaid võib-olla isegi kõigi Eesti valitsuste ja mitte ainult valitsuste, vaid ka koolide, õppeasutuste, kultuuriasutuste ja igasuguste kirjanduslike ja kunstiliste institutsioonide vajakajäämisega tegu, et inimest ei ole kasvatatud niimoodi, et inimene leiaks oma tegemisteks, igapäevasteks tegemisteks just selle tegevuse ja millega saab ühtlasi ka leiba teenida, oma igapäevast leiba ja võib-olla leibale lisaks ka midagi, muidugi loomulikult, ega ainult inimene leivast ei ole, meil on vaja ju ka igasuguseid muid vahendeid, on vaja arvutid osta, on vaja autosid, kellele autosid osta, kellele mitte, noh muidugi. Ja siis samuti on vaja mobiiltelefoni osta ja sellised, me ei ela ainult leivast, meil on vaja raha selleks kõige muu jaoks ka, lisaks sellele me paljud, mis maksavad üüri, kes üüri ei maksa, need maksavad igasuguseid makse, maksavad igasuguste teenuste eest ja nii see elu läheb, nii et paraku on kõik nende inimestel vajakajäämisega tegu, et inimesed ei tegele nendel aladel siis mida nad armastaksid ja mida nad tahaks tegeleda. Ja ma arvan, et need riigid, kus see on millised on kõige lähemal sellele, et inimesed teevad just neid tegusid, neid töid nendel erialadel töötavad, mida nad armastavad, mida nad tahavad, et need on kindlasti ka kõige kuuluvad ka õnnelikemate riikide hulka, teistest õnnelikumate riikide hulka. Või ma ei tea, kuidas seda kõike mõõta saab, aga seda on mõõdetud. Väidetavalt olevad meie põhjanaabrid soomlased ühed õnnelikumad inimesed maailmas, aga eestlased vastupidi vist, ma ei tea, ma ei ole neid uurimusi vaadanud, ma ei ole neid jälginud ja ei ole need mind huvitanud väga, aga nojah, kui sul on viitsimist, siis sa võid otsida ja vaadata neid järgi, aga igatahes ma lihtsalt mainisin ühe nüansi ära, mis võiks olla üheks näitajaks siis, et kui kas üks või teine rahvas on õnnelik. Aga noh, eestlased eestlasteks, nii kohe tekib mulje,
et inimese õnn sõltubki sellest, milline tema valitsus on, millises riigi kodanik ta on. Aga tegelikult minu oma isikliku sügavama veendumuse järgi ei ole see üldse sugugi niimoodi. Mitte kellegi õnn, isiklik õnn, mitte kellegi isiklik edukus või isiklik noh, heaolu isegi võib öelda tegelikult äh, ma ei ütle, et üldse ei sõltu, aga sõltub palju vähem, kui tegelikult me arvame ja tahaksime sageli või vastupidi ei tahaks nendest valitsustest ja nendest juhtkondadest, nendest liidritest, kes on meie üle pandud või sattunud mingil muul moel. nüüd on kahjuks niimoodi, et ma pean tuppa ära minema, ma ei saa väljas jätkata seda sellepärast, et vihm hakkab sadama ja ma ei tahaks, et arvuti kuidagi eriliselt. No nii, siin ma näitan sulle natukene vilja, tänase päeva töövilja, siin on muru kõik ilusti niidetud. Läheme siit erikuga natukene tibutab vihma selle väikse kaameraga, mis ei ole arvutikaamera, sellega on natukene seda siin näidata, aga jah, okei. No nii, viinamarja on juba lehes ja on palju oksi, tuleb aeg-ajalt kärpida neid ja tööd on siin küllaga, kui sa niisuguses kohas juba oled ja kui sul on vaja niisuguste asjadega tegeleda, ühesõnaga. Nii et eks me siin saame hakkama ja jätkan, aga ma vist jätkan toas, mis tähendab seda, et seal ma räägin edasi seda, mille ma sisse juhatasin, see oli sissejuhatav jutt ennem, see ei ole õige teema muidugi loomulikult, aga no nii, näed, päris üleval ja kohe hakkab vist kõvemini sadama, nii et ma lähen ise ka sisse. nii, vahepeal on siis juhtunud niimoodi, et on üks öö mööda läinud pärast eilset vihmasajust tekkinud katkestust ja noh, nüüd ma siis proovin täna lõpule viia selle uue rakendusega. Proovin järgi, kuidas see uus rakendus, nimelt ma kasutan niisugust rakendust nagu YouCam 365, mida ma varem tähele ei pannud. Ütles, et niisugune kaamera siis süsteem on ka kättesaadav, aga ma proovin ta järgi, sest see rakendus, mida ma enne kasutasin, siis ma mõtlen Camo Studio, mis meenutab mulle väga sellist ungarikeelset nimetust nagu kamu või ungarikeelset sõna kamu tähendab mingisugune jama või mingi vale või mingi väljamõeldis. Kamu on või niisugune petuvärk, ühesõnaga tegelikult ei ole petuvärk, aga võib-olla mul on, ei tea, mis on, aga noh, ma ei taha ütelda põhjust, mis on, aga mida see Kammu mulle tegi, see ajab mind närvi küll. Nimelt see, et ta esiteks ta tegi kehva kvaliteediga salvestusvideosid, vahepeal mingid virveldused tulevad sisse, kust kohast nad tulevad, miks nad tulevad, seda ma ei tea. Ja siis samuti on probleem ka selles, et siis eile tekkis selline probleem, et külmub kinni, kui ma olen 10 minutit ära rääkinud juba ja ma proovin salvestuse teha ja siis ta
teeb seda, et külmub kinni, ei salvesta ära, tuleb mingi 1,7 megabaidine väidetavalt video, millel ei ole mingisuguseid koodekeid, mis asjad need on seal, terminid, need on mulle natukene võõrad. Aga noh, ühesõnaga ma siis ei seleta rohkem, ma nüüd proovin nüüd teist rakendust, ühesõnaga, ja ma loodan, et kui kõik on hästi, siis jääd sina ka rahule. no nii, paistab, et selle kaameraga, selle stuudioga UCAM 365 saab siis igasuguseid figureid teha. nagu sa siin praegu näedki, et mingisugune Daily News, ekstra. no okei, ma siis teen väikese jutu niisuguse, noh, poolenisti nagu naljaga pooleks või, kui see naljakas on üldse muidugi. nii et naljakas see väga ei ole, aga ma vaatasin, et ennem hääl oli kehva võita, siis tuleb kõvema häälega rääkida. Todi, mis on siis uudised? nagu sa tead, on Ungaris juba mõnda aega uus valitsus ja uus valitsus algas üsna nii, nagu oligi oodata. see tähendab, Peeter Maderi valitsus alustas oma valitsemisaega nõnda, nagu ta oligi seda kavatsenud. asus endise valitsuse tegusid paljastama ja kritiseerima. siin olid probleemid näiteks presidendiga, keda peetakse siis Fideszile oponeerivates erakondades Fideszi käpikuks või marionetiks, kes siis ei võtnud kunagi sõna nende asjade kohta, kui oli midagi valesti, ei kasutanud vetot seal, kus oleks võinud kasutada nende asjade puhul, kus seda oleks võinud teha. ja lõppkokkuvõttes püüdis kõigiti igas asjas Fideszile meelepärane olla, kuigi ma ei tea, kas ta ongi see Fideszi liige, see Samni Tamas Šujok, kes siis on veel praegu president ja keda sellest päevast peale, kui Peeter Mader on saanud peaministriks ja veel juba enne seda juba, kui ta oli saanud peaministriks, kutsus üles, et ta astuks tagasi presidendi ametikohalt, sest vastasel korral niikuinii nad kangutavad tema ametikohalt minema ja seda on võimalik teha tänu sellele siis, et 2/3 häälte enamusega on Ungari parlamendis võimalik praktiliselt kõike teha. Fidesz ise kasutas sedasama, praktiliselt piiramatu võimu annab sellele erakonnale, kes on siis selle 2/3 omanik ja ta võib presidendi oma ametipostilt välja kangutada näiteks niimoodi, et lihtsalt kaotab selle presidendi koha ära, sest 2/3 häälte enamusega on võimalik ka konstitutsiooni või põhiseadust muuta. on võimalik presidendi ameteid, mitte ainult presidendi ametit, vaid ka muid seni tähtsaks peetud ameteid siis on võimalik mittevajalikuks kuulutada. no jah, ja kõik märgid viitavad sellele, et Peeter Mader ei jäta oma jonni, et ta kavatsebki siis nii kaua Tamas Sujokile närvidele käia, kuni ta kas ise tagasi astub või siis nad on sunnitud siis mingisuguse muudatuse vastu võtma. põhimõtteliselt nii käib, nii see poliitika tegelemine käib. stiililt meenutab Peeter Mader, niimoodi võib öelda, veidi oma robustsuse poolest
Donald Trumpi, aga loomulikult on Peeter Madjar, kes on Orbani vastane, peab ka seda suunda, mida esindab siis Donald Trump ja mis sarnaneb väga sellele, mida tegi siis Viktor Orban Ungaris, et ka seda peab halvaks, mistõttu, mistõttu siis, mistõttu siis mitte kõigis asjades ei ole kaugeltki mitte nõus Madjar siis Donald Trumpiga, kuigi ta peab ka ennast konservatiivseks poliitikuks, ta peab ka ennast parempoolseks, kes ei poolda liigset migratsiooni, kes ei poolda niisuguseid nähtusi, mis on tänapäeval moodi läinud just tänu vasakliberaalidele ja siis progressiividele ja noh, teistele folk esindajatele, samuti rohelise energia fanaatilistele pooldajatele vähemalt. kuigi ka Fideszi puhul oli märgata, et Ungari poliitika Fideszi ajal oli märgatavalt erinev sellest suunast, mida esindasid siis konservatiivid näiteks Eestis ja mõnedes teistes maailmas, kus igasugune roheline energia ja igasugune rohelise energia rakendamine tuuldimensioneeritult oli vastunäidustatud nende erakondade silmis, nende poliitikute silmis, nende konservatiivide silmis, kusjuures samas Ungari tegelikult välja arvatud siis aatomielektrijaamade poliitika, siis teatavasti sõlmis ju Fideszi ajal Ungari lepingu Venemaaga aatomielektrijaama laiendamiseks Paks 2 nime all. Paks on siis linna nimi Kesk-Ungaris Donau kaldal, kuhu siis juba nõukogude ajal ehitasid venelased aatomieelektrijaama ja nüüd on plaanis seda oli plaanis vähemalt seda 2 korda nii palju laiendada, aga need olukorrad muutuvad võib-olla, aga võib-olla veel mitte. Ma arvan, et siiski aatomieelektrijaam jääb, kuigi vaevalt, et edaspidi venelased saavad seda ehitama. Siis on veel üks kuum teema loomulikult Ungaris praegu ka see, et kuna Viktor Orbani ajal olid eurorahad saamata jäänud Ungaril, siis Peeter Madjari valimislubaduse hulka kuulus ka see, et ta toob need eurorahad Ungarisse tagasi, sest kui ta seda suudab, siis Ungari saab ikka päris tugeva finantsilise süsti ja ta saab neid rahasid rakendada sinna, kus praegu see ülimal määral puudub. No ühesõnaga siis Ursula von der Leyeniga olid juba üsna suured, üsna pikad läbirääkimised Peeter Madjaril. Kõiki üksikasju ei ole avaldatud, aga väidetavalt suutvad siis Peeter Madjar tagasi tuua need rahad küll ja seda suhteliselt lühikese ajavahemiku vältel. Aga samas ei suutnud ju Orban ju seda teha pikki aastaid, õigemini täpsemalt, nagu ütlevad Orbani kriitikud, Orban ei püüdnudki seda teha. Orban ise põhjendab seda sellega, et vastutuseks oleks siis Brüssel nõudnud Ungarilt niisuguseid samme, mida Orbanil ja Fideszi valitsusel ei ole kavaski teha. Ja see kõik
viitab siis sellele, et ega tõepoolest Orban ilmselt ei pingutanud, et need eurorahasid, mis oleks siis näiteks noh, muidugi ma ta praegu väga detailidesse muidugi ei lähe, aga oligi ju, et mida Peeter Maderi või isegi peldikutes ei ole WC-paberit ja näitas neid ja oma reklaamkampaanias selle ja noh nii need asjad siis lähevad praegu, et paistab, et tõepoolest kuna Brüsselis rõõmustatakse väga selle üle, et Orbani valitsus, kes kõike vetostas, mida Brüssel kavatses ette võtta, eriti Ukrainaga seoses ja Venemaale kuulutatava sanktsioonidega seoses, et loomulikult siis neil on hea meel ja nad on valmis vastu tulema ka Peeter Maderile, nõudmata talt nii palju kui varemalt Orbanilt ja muidugi ka noh, loomulikult üks asi, mis siis puudutab Fideszi kriitikat Tissa suunal ehk siis Peeter Maderi erakonna suunal, et küllap Tissa on sunnitud siis kompromissidele minema ja Madjar peab siis omaks võtma selle poliitika, migratsioonipoliitika näiteks. Peamiselt ongi migratsioonipoliitika, aga sinna hulka kuulub ka siis LMBTQ ideoloogia ja siis, mis seal oligi need niinimetatud siis Ungaris, mida nimetatakse lastekaitseseaduseks või pedofiilide vastaseks seaduseks, aga mis oli seotud siis selle genderideoloogia levikuga koolides ja alaealiste seas, kusjuures ja vanematelt selle õiguse äravõtmisega oli seotud, vanematel oleks sõna sekka selle kohta, et kas nende lastele õpetatakse siis genderideoloogia põhiküsimusi koolides ja no meil ei ole küll täpselt teada, et Peeter Maderilt, aga seda, no see kuulub Fideszi kriitika hulka praeguse valitsuse vastu, aga Fides on ise jäänud nõrgaks, Fideszis endas on lahkhelid, Fidesis puudub üksmeel ja Fidesis liikmed on ülimalt enesekriitilised, nii et kas isegi tahetakse neid Fidesit uuendama hakata, aga kuidas see neil õnnestub ja kas see neil õnnestub üldse, eks me seda saame näha tulevikus, lähitulevikus ma mõtlen. Kolmas põhiline teema, mis puudutaks siis Fideszi, mitte Fideszi, aga noh, ütleme uue Ungari valitsuse siis tegevust ja nagu nad ise seda nimetavad, et siis selle rämpsu koristamine, mida siis Fidesz eelnevalt siis kokku keeras, et see on toimumas ja üks nendest olulistest muudatustest on siis poliitika Ukraina suunal, samuti nagu me oleme tähele pannud, et kui eelmine valitsus rääkis väga palju Keletiniitas ehk siis avanemisest või uks sitta, ütleme niimoodi eesti keeles, poliitikast, siis uus Ungari valitsus on siis
pigemini Nugati niitas poliitika jätkaja. Ja see muidugi tähendab seda, et on toimunud muutused. Euroopa Liidu lipp sattus tagasi, mis oli kuskil juba vist 2015. aastal, kui ma ei eksi, ära võetud Ungari parlamendihoonelt. Nüüd on see tagasi sattunud, Euroopa Liidu lipp. Ja samuti Brüsseliga on suhted paranenud, naaberriikidega on suhted paranenud, siin Euroopa Liidu naaberriikidega. Samas kui Orban suutis enamikuga nendest riikidest siis suhted juba ära rikkuda, siis mis veel on oluline sellega seoses mainida, Ukrainaga suhete märgatav paranemine, et juba on alanud läbirääkimised Ukrainaga, eriti mis puudutab Taga-Karpaati ungarlaste olukorda ja väidetavalt olevat tulemused väga head, et siis need probleemid, mis puudutavad ungarlasi, Ungari rahvusest inimesi, Ungari päritolu inimesi Ukrainas, et nende olukord saab märgatavalt paranema pärast seda, kui Ungaris on uus valitsus, ja seda on muidugi märkinud ka siis Ukraina blogerid ja ajakirjanikud, et nendele on see igatahes väga meelepärane, ukrainlaste ma mõtlen, igatahes väga meelepärane, et Ungari sai teise valitsuse, mis ei ole Fideszi valitsus. Nii et väidetavalt olevat hakanud suhted märgatavalt paranema ja ka Taga-Karpaatia küsimustes, ungarlaste küsimuses on siis väidetavalt Ukraina juhid valmis kompromissidele minema. Aga nende kohta täpsemalt saame kuulda tulevikus, sest kõik on nii algusjärgus veel, me ei tea täpselt, kuhu see Peeter Maider tüürib. Kuigi ka Peeter Maideri valitsuse suhtes on palju kriitikat avaldatud, aga jah, heakene küll. Aga noh, enne seda, kui me üldse Peeter Maderi tegude üle arutlema hakkame tõsisemalt, pikemalt, siis on vaja nagu natukene täpsustada ühte sellist asja, mida tegi Fidesz omal ajal ja mida nüüd on Tista valitsus hakanud paljastama Fideszi tegevuses. Esiteks on muidugi mitmed Fideszi erakonda kuuluvad juhid siis tagasi astunud mõningatelt tähtsamad positsioonidelt, teised veel mitte, või osa neist ei kavatsegi seda teha. Samas, nagu ma ütlesin juba, et ka Fidesz on kriitiline ja koguni ennast piitsutav, sest väidetavalt üks Fideszi Orbanile lähedane isik seetõttu, et ta tundis, et valitsuse poolt teda diskrimineerivalt kogu aeg ja lausa põditavalt siis temasse suhtutakse, siis ta olevat isegi enesetappu teinud. Nii et räägitakse kummalistest enesetapujuhtumitest Fideszi poliitikate hulgas ja Fideszi endise siis Orbani valitsuse Orbanile lähedale olevate isikute hulgas. Nii et mis seal tegelikult Eesti päraselt muidugi Bertalan Havaši nimi ette tulnud, et tema olevat siis enesetapus. jaa, aga mis siis üldiselt puudutab meeleolusid Ungaris, siis noh,
tavaliste inimeste jaoks muidugi elu läheb sama rada nagu ennegi, eks need muutused, mis hakkavad toimuma ja mille kohta me veel absoluutselt kõike loomulikult ei tea, ega kõigest sellest aru ei saa, kuhu siis lõpuks see elu siin hakkab tüürima, et noh, võib-olla paremuse poole tõepoolest, võib-olla mitte siiski, võib-olla jääb kõik enam-vähem samaks, aga no igatahes selline eufooria valitseb inimeste seas, inimesed on vähemalt nende hulgas, kes olid kunagi kriitiliselt meelestatud valitsuse suhtes, Fideszi valitsuse suhtes, sest Ungari ühiskond on teatavasti üle politiseerunud, nii et on räägitud isegi niisugustest asjadest, et siis perekonnad, kus üks abielu pool on siis Fideszi, noh, ütleme niimoodi parempoolsete poliitikute poolt hääletaja konservatiiv ja teine siis liberaal, siis see on isegi põhjustanud sellist asja, et inimesed on lahku läinud ja inimesed ütlevad oma lähituttavatest lahti ja oma sõpradest võõrduvad ära selle tõttu, poliitiliste vaadete tõttu, et selline komme on üsna levinud, aga jah, nii et inimesed on siiski praegu elevil ja need, kes enne tundsid, et nad on nagu kuidagi nagu alla surutud, nemad tunnevad ennast nüüd siis paremini ja nii, nüüd see on nüüd pärast vihmasadu. Oi, märg, lehed kõikjal. Päris torm oli kohe. Aga jah, sajab. Loodame, et kaua ei, aga ega ei lubagi. Lubab ainult kuni päris hommikuni mitte igatahes.